Mina olen Liilia Tali ja me oleme praegu Rõõmu talu karjakoplite juures, et vaadata, missuguseid aedu on mõistlik kasutada, kui lambad välja tuua kevadel. Ja meie oleme jäänud elektrikarjuste juurde, sest meil on mahelambad. Me tahame neid liigutada ühest koplist teise, et hoida ära parasiidi tabandust ja hooldada siis optimaalselt maid ja et loomadel oleks ka kogu aeg värske karjamaa ja roteerida kopleid siis vähese vaevaga on mõistlik kasutada elektrikarjuseid. Meie oleme loobunud püsiaedadest, võrkaedadest, kuna see ei võimalda meil koplite vahetamist ja kõikide maade ühtmoodi hästi hooldamist. Tere, minu nimi on Tarvo Arumäe, töötan ettevõttes Pikanurme OÜ, mis tegeleb elektrikarjus koplite ehitamisega. Siin me oleme praegu ühe 5-liinilise kopli juures, et see on tehtud nurkadesse puupostid, kus on sisse keeratud isolaatorid ja sirge peale, liini peale on pandud plastpostid. Et seda me just tegime sellepärast, et tegemist on ajutise aiaga, see on tee ääres. Et antud juhul on valitud klaasviiber post, plastmassist valitud sellepärast, et ta on mõnevõrra tugevam kui tavaline plastpost, et peab paremini vastu UV-kiirgusele ja ei lähe nii ruttu rabedaks. Et elektrikarjus kopli ehitamise puhul on tähtis see, et jälgitaks pinnase profiili, et oleks nõgusused ära kaetud, et keegi alt läbi ei tule ja kõrgused ja madalates kohtades oleks pandud õige kõrguse peale, et kuidagi keegi külje pealt üle ei saaks hüpata. Kisked sisse ei pääseks ja loomad ei pääseks välja. Puitpostit ma panen ainult pööretele ja nurkadesse. Et plastpost kannab lihtsalt sirge peal väga hästi välja, et peaasi, et on pöörded ja nurgad puitpostiga tehtud ja nöör ilusti pingutatud nurkadesse. Ja nöörid peavad pingul olema selleks, et liinid ei vajuks alla, heina sisse või vastu maad, millega maandatakse ära aed ja siis kaob aia mõte ära, elektrikarjuskopli mõte ära. Me kasutame aia nurgapostideks ja pingutamiseks lõhestatud tammeposte. Et me oleme läbi katsetanud kõik igasugused freespostid ja immutatud postid ja siiamaani need tammepostid on kõige pikema eluajaga. Ja nende sisserammimiseks on siis suur postiramm sellise jämeda koluga. Ja väikestele postidele on siis väiksem postiramm. Ja diagonaaliks kasutame ikka tavalist aiaposti. Ja võib-olla kuskil vahepeal ka, kus surve on väiksem, siis lähevad need tavalised aiapostid, aga see tõesti ta ei murdu ja ta on pinnases väga kaua püsib. Ja siia külge saab siis panna pingutajad, et kuna see täismetalltraat kipub välja venima, siis siit sellest süsteemist annab neid pingutada. Ja siin on ka väravat väga hea kinnitada, sest et tammeposti ei anna järgi. Ja praegu on näha, et on täiskasvanud lammastele mõeldud 4 traadiga aed. Praegu on meil talled ära võõrutatud, 3 koera sees, tõstame alumise traadi kõrgemaks, siin on ainult vanad lambad ja siis ei ole vaja ka nii tihti trimmerdada. Ja siis timmime selle ülemise kuskile siia, mis ta on siin meetri peale umbes. Et kui meil on väiksed talled kevadel hästi korralikult alt ära trimmerdatud, me saame esimese traadi panna 10-15 sentimeetri kõrgusele, et talled ei saa siit pead läbi alt panna. Ja teisel pool teed me kasutame metallpostide asemel veel lihtsamini paigaldatavaid plastposte, et igaühel on omad eelised. Siin saab täiesti jagada ise seda traadi kõrgust täpselt kuhu vaja on. Plastposti puhul on seal aasad, kinnitusaasad. Siin on hästi näha, kuidas saab vedada kraavist läbi, pingutada ta alla, nii et ei teki auku, kus lähevad läbi lambad või metsloomad siis väljapoolt. Et siis peab jälle jälgima seda, et oleks korralikult alt trimmerdatud. Looduslik veekogu on iseenesest väga hea asi koplis loomade jootmiseks. Peab ainult jälgima seda, et ta ei oleks pehme. Et kui me siis sügisel viimast korda ajame lambad lõplikult treilerisse ja viime kodu juurde laute, siis me korjame need postid üles. Et sellepärast need ei olegi püsipostid. Kerime rulli peale traadi maha ja ongi aed kadunud, nagu teda poleks olnudki. Nurgapostid on natuke teest eemal. Et kui nüüd Teedeamet või keegi annab märku, et need neid häirivad, siis me saame need ka ära võtta. Aga tihtipeale nurgapostid jäävad paika. Antud juhul siis on siin näha päiksepaneeli. Päiksepaneeli töötavad elektrikarjusgeneraatorid ja maandusvarrast. Et neid me kasutame
hoonetest kaugemal olevates koplites, kus meil puudub elektriühendus, et saaks elektrikoplisse Karjamaal. Et päiksepaneel laeb 12-voldist akut, näiteks autoaku, ja siis aku toitelt saab elektrikarjusgeneraator toite ja siis see läheb elektrikarjusesse. Et seal juures peab olema ka maandus. Maanduseks kasutame metallvardaid vastavalt pinnasele ja tootja soovitusele ja elektrigeneraatori võimsusele tuleb panna ka maandusvardaid. Need on seal 2–4 tükki ja need võiks olla üksteisest enam-vähem meetri kaugusel. Ja siis need maandusvardad tuleb ühendada traadiga, sillata. Et kui on tegemist aiaga, kus on kasutatud nii traati kui nööri, siis tuleb traat ja nöör omavahel sillata, näiteks lisatraadijupiga või juhtmega, et vool oleks mõlemas sees, et kui need aiad ei lõppe ühe isolaatori peal niimoodi, et on kontaktis juba traat ja nöör. Ja kui lõpetad nööri, siis tuleb pool riputada niimoodi, et nöör ei puutuks vastu puuposti, et ei maandaks ära voolu, et see tuleks panna niimoodi, et pooli külgaks vastu posti ja nöör ei puutuks kuidagi millegi vastu. Aedadesse tasub panustada, sest et loom on taiplik, kui elekter on nõrk, kui traadid ei ole korralikult pingutatud, kui traat ei ole piisavalt, kui generaator on liiga nõrk selle hulga meetrite jaoks, traadimeetrite jaoks, siis eriti sügisel, kui karjamaad on juba tühjemad, kui rohi ei ole enam nii toitainerikas, lammastel on kerge rännuinstinkt ka sees, siis nad hakkavad läbi trügima ja kui nad saavad aru, et see aed neid ei pea, siis neid pärast uuesti veenda selles, et see aed peab, on väga raske. Et algusest peale korralik aed pingultraatidega ja korraliku elektriga on mõistlik kohe lammastele teha, ilma et hakata katsetama, kas nad tulevad sellest läbi või mitte. Ja 2-3 traati üliharvadel juhtudel võib-olla peab mõnda kodulähedast karja, aga 4-5 traati, eriti kui tegemist on kiskja ohuga piirkonnaga, kus kiskjad liiguvad, et siis 4-5 traati korralikult pingutatud tugevate postidega ja võimsa generaatoriga sobib täiesti autoaku, väike päikesepaneel, nagu meie aiad siin kõik on ilma püsielektrita ja töötab väga hästi. Me oleme siis praegu Sireli lambakasvatustalu põldudel, karjamaadel ja see talu on siis mahetalu, kes on siis kasvatanud lambaid üle 30 aasta juba. Meie lambakari on siis Eesti tumedapealine tõug, eriti viimasel ajal on toodud sisse tõuge, mis on, nagu oleks hästi kiiresti, annaks palju liha ja kasvaksid ruttu, et Eesti tumedapealine on küll lihaloom, aga ta ei saa nii ruttu nagu nii suurt looma, aga samas ta on hästi vastupidav meie kliimale ja sa hoiad oma maa tõugu nagu elus, et mingi põnevuse moment ka selle aretuse juures. Kokku neid lambakarjamaid on meil 70 hektarit, millest siis umbes 15 hektarit on meil omal talu ümber, mis on meie enda maad. Ja ülejäänud on siis riigilt rendil, et me siis hooldame neid läbi karjatamise ja teeme heina kõik endal ise. Oleme aastaid viljelenud portsjonkarjatamist. Eelkõige võib-olla sellepärast, et me oleme mahetalu ja see on hästi hea viis, kuidas nagu palju eemal hoida igasugustest parasiitidest, et me kuskil 4-5 päeva tagant vahetame kogu aeg neil nagu nii-öelda söögilauda, et neil on kogu aeg uus ports siis karjamaad ees, et kui meil oleks kõik selle ühe suure lapi peal, et siis kõik see parasiidid ja kõik nagu leviksid nagu paremini, et maa saab vahepeal puhata ja saab minna uuele ringile. Ehk et siis me nendel suurtel karjamaadel, mis meil siin suveperioodil on meil siis riigilt renditud. Teine aspekt on muidugi see, et meil ei ole majanduslikult mõttekas siia püsiaedu nagu rajada
et seetõttu oleme meie siis valinud need elektrivõrkkarjused, mis on siis sellised 50-meetrised võrgujupid ja paneme neist siis nagu selliseid 150 × 150 selliseid alasid nagu tekitame siis lammastele mingi aja tagant. Siis ongi see vaev, et tuleb mingi aja tagant tulla siia üles need korjata, uus rada sisse ajada või siis niita ja siis hea on veel, kui on nagu varuks aedasid, et sul on loomad nagu ühes aias sees ja kui sa paned uue aia, siis nad ei pääse vahepeal vabadusse, et sul on nagu nii palju varuaedu, et sa vähemalt siis nagu mingi 3 külge või ideaalis nagu kõik küljed siis saad nagu värske rohumaa neile panna ja siis nad juba ise teavad nagu looma mälu nagu on, et nad juba ise teavad, et nad saavad värske peale, siis nad tulevad nagu valmis nagu sinna aia äärde, et keegi ei pea neid nagu ekstra ajama. See, et panna see uus aed 150 × 150 meetrit niisugune ruut, siis maksimum tund aega meil läheb see. Ja olgu siis pärast hiljem, sa ei pea sama päev nagu seda vana aeda kokku korjama, aga see kokkukorjamine läheb siis veel kiiremini, nagu võib-olla mingi pool tundi veel ja sul on nagu see töö tehtud. Aed peab ikkagi kandma elektrit ja kaitsma looma nagu kõiksugu huntide ja karude eest. Esimene post läheb siia teise jätku juurde. Panen vahepeal maha, sest oluline on see, et sa ühendad kohe ära, võib ka hiljem ühendada. Aga tihtipeale läheb meelest ära, aga need elektriühendused on olulised, et kui sa hiljem tööle paned, siis siin on paela seod kinni. Tegelikult on veel see, et meie peremees, isa Tiit, nõuab kogu aeg, et kõik oleks jube sirge. Aga tegelikult selle aia pluss on ka see, et sa saad erinevad kujundeid teha. Nüüd ma näitan teist tüüpi aia panemist, mis on ehk mõnevõrra aeglasem, aga samas nagu valiku küsimus, et kes kuidas soovib. Aga siin on samamoodi oluline, et need otsad oleksid puhtalt. Et ma hakkan minema, järjest lasen maha niimoodi. Ja siis sa saad, tõmbad vahepeal pingule, lähed järjest niimoodi. Siin on samamoodi, et kõik peab olema siin, ei tohi mingit segadust ja pusa olla. Nii kui pusa tekib, siis läheb poole kauem aega. Nii, nüüd saad pingutad natukene, lased maha ja siis lähed hakkad sealt püsti panema. Et siit on samamoodi, et nagu pingutad, et siis on võib-olla lihtsam vajutada, et kõik ei ole nii osavad, et selle kohese vajutamine, maasse panemine teha. Näitan siis ka nurgaposti panemist, et meie kasutame täiesti tavalisi oksast tehtud selliseid vaiesid. Et siin on jälle see, et ta peab ikkagi olema pingul, et kui ta on niimoodi lötsis või ei ole korrektselt pandud, siis kas metsloomad, kitsed või võivad sisse joosta ja et oluline on see, et ta on sul ikkagi pingul kogu see aed. Kui sa seda korjama hakkad, teravad otsad, mis maasse lähevad, et need ei läheks siis lõpuks nagu kuidagi võrguga segamini, et pärast, kui sa uuesti paigaldad, siis on nagu ülioluline, et need on kõik nagu, et siin ei oleks mingit segadust võrgul. Et kui see segadus juba ühe korra on, siis on väga keeruline. Ühe käega võtan, teisega hoian. Niimoodi. Siin on nurgapost, mis on ka oluline, sest aed peab olema kogu aeg pinges. Ja nüüd oleme selle ühenduskoha juures. Ühenduskoha juures siis teed klemmid lahti, teed paelad lahti ja võtad selle. Ja kui näiteks maha paned, siis paned ka niimoodi, et kõik jääb puhtalt. Hektareid on piisavalt, et kogu suve nad saavad põhimõtteliselt 4-5 päeva tagant, neil on nagu värske rohi ees ja puhas karjamaa. Et see on nagu ülioluline looma tervise seisukohalt ja üldse ka nagu toitumus ja kõik. Üks miinus on see, et kui sa hakkad lugema oma töötunde, et see on nagu kulu, aga samas rajada kõik need püsiaiad ja teha need portsjoniteks omakorda, et siis ei ole nagu lõpuks nii suur töö sinna. Ja kui sa oled ka vilunud aiapanija, nagu me siin näitasime, siis see on pigem teraapiline tegevus.